isegi kui me ei tea täpselt, mis on õige valik, täpselt see sinu näide on ja sa ei tea, kas vasakult või paremalt, aga sa teed mingi valiku ja siis võib-olla pärast korrigeerid, aga see, et sa ütled, kõik on hästi ja me ei tee midagi, et see on konservatiivne ja naiivne. Et me kutsime seda juhtimisvaakumiks. Et keegi otsusta. Ja niimoodi on, niimoodi on praegu see olukord ja ma ütlen, et tegelikult nagu kahju saavad meie noored ja kui me mingeid asju prooviksime, siis võib-olla hetkeks natuke oleks midagi halvem ka, aga lõpuks me teeksime paremaid otsuseid pikas perspektiivis, eks, et ühesõnaga, me alustasime sellest, et miks ma olen frustreeritud, miks ma ütlen, et viskan püssi põõsasse, et see vahel on nagu niimoodi, et on nii palju inimesi, kes mõtlevad nendest teemadest ja paljud pered, kus on suured mured selle teemaga, aga riik nagu meil ei paku nagu mingit tuge selles suhtes, kui võimalusi on ja nagu meil on piisavalt nagu seda inimesi, kes oleks nõus seda innovatsiooni tegema. No ja sa saadki seda initsieerida sellega, kui sa teed otsuse, sest see paratamatult peab hakkama, mis minu arvates ongi üks suurim asi, mida ma olen õppinud või saanud aru, on see sõna nagu, mida sina kasutad, sõna meie, et see sõna meie kõlab, see on nagu üks ohtlikumad sõnad üldse, sest see meie justkui kõlab hästi, see meie kõlab justkui nagu nüüd keegi hakkab midagi tegema, aga see meie tähendab mitte midagi just, ja keegi tegelikult ei saa, kes see meie on, et meil oli siuke juht oli erioperatsioonides, et kui keegi tuli teema, et kuule, me otsustasime nüüd, et meil on see probleem, nii, kes see meie on, tavai räägi, ütle need nimed mulle palun, ja siis oli ei olegi mingid nimesid, et see sama, et kes see nagu meie on, see on sama hästi palju, et Euroopa peaks kokku võtma, kes see Euroopa on, keda siin täpselt mõeldakse, meie Euroopa, et kõik need sõnumid on tegelikult sellised ohtlikud, samamoodi ongi, et me kõik vastutame. See tähendab, et mina küll ei vastuta tegelikult. Teie vastutate, on ju. Et see sõna meie on hästi siukene ohtlik, et seda saab kasutada ainult siis, kui meil läks midagi hästi. Et mul on hea meel, meie tegime, teie tegite ja siis, kui midagi valesti, siis on mina ja nüüd on mis ma tegema hakkan. Ehk siis sama, kui me saaksime kuulda ja tegelikult me seda kuuleme ka, sest et ikkagi riigis otsustatakse vähemalt on ju kaitse selles, et Eesti tõstab oma SKP-d sinna kohta, see on meie otsus, siin on sisend, kui ei meeldi, andke tagasidet nädala aja jooksul, 2 nädala jooksul, see on see, mis juhtuma hakkab. Ehk siis see ei ole see, et me peame tõstma Euroopas. Et sa näitad ise ette seda ja see on palju suurema potentsiaaliga, et nüüd keegi tuleb kaasa ka. Et nüüd sina oledki seda teinud, et see raamat ei ole meie. See on sina panid kirja oma mõtteid ja hakkasid midagi tegema, pall hakkas veerema, me praegu räägime sellest tänu sellele, et see sama meie on nii kehv sõna ja kusjuures selle sõna nagu võib-olla siis tagajärgedest mulle tundub, et nagu ei mõisteta, sest et sõnade nüansid on päris olulised asjad teinekord. No absoluutselt, raamatut kirjutades ka pead valima, et mis sa täpselt paned. Ja absoluutselt. Sa paned suvaliselt, vaid sõnal on tähtus. Jah, nii et väga, väga õige, et see nii-öelda lahustunud vastutus on kahtlemata probleem. Ja ma olen alati ütlen oma lastele ja oma tudengitele, oma õpilastele, et Eesti on vahva koht, sest see põhimõtteliselt on võimalik, et sa saad aru, et meie tegelikult ei tee midagi ja sa teed ise. Üks inimene, aga et Eestis sa tegelikult saad nagu mingeid asju vähemalt muuta. Tahaks, et saaks rohkem muuta, eks, aga nagu mingeid asju sa saad teha üksi. 24/7 on ikkagi reaalsus, on ju, et see piirangud on peal. Ja piirangud on peal, aga põhimõtteliselt sul on väga palju võimalik teha. Kusjuures ja mul viimasel ajal toimub just selle sõna defineerimisega oli see, et see extreme ownership äripäev otsustas tõlkida selle kunagi ülimaks vastutuseks, mis oleks justkui otsetõlkes siis ülim responsibility, mis ta ei ole. Inglise keeles on sõnad responsibility, accountability, ownership on ju, ja extreme ownership. Eesti keeles tõlkida seda ülimaks vastutuseks. Nüüd me läksime ja proovisime siis seda ka selgitada ja õpetada ja nüüd tegelikult mis siis selgus või vähemalt mis mina saan aru on see, et igal inimesel antakse vastutus lepinguga. Sinu lepingus on kirjas, millest vastutad, siis sind võetakse vastutusele, ehk siis hoitakse accountable nende tulemustes, mis on vastutusalas. Ja ei ole väga raketiteadlane või olema, et kui sinu vastutusalas on probleem, siis saad ka nende probleemi omanik. Nüüd, mis mulle tundub, et mis on nagu kõige keerulisem oskus, mida võib-olla ei osata ja mida ma näinud ka väga palju ettevõttes on siis see, et kuidas lahendada ära need probleemid, mis ei ole minu vastutusalas. Aga mõjutavad meie kõige suuremat ülesannet. Ehk siis, kuradi, minu vastutusalas on kõik jumala hästi, mul müük toimib jumala hästi, turundus ei toimi või tagala ei toimi. Nüüd see oli minu vastutusala.
ma ei saa midagi teha. Ja nüüd see extreme ownership justkui loogikas tahab siis öelda seda, et me saame hakata ükskõik millise probleemi omanikuks, isegi kui see ei ole meie vastusalas. Ja nüüd ma tunnengi, et hästi tihti see silostumine ja ütlemine, et meie ei saa midagi muuta ja see oskus on nagu puudu ja see tegelikult on igal pool, et sest et tegelikult meil oleks vaja oskust arendada, kuidas lahendada probleeme teise vastusalas, sest et seal võib olla suurem probleem, mis mõjutab kogu meie suurt eesmärki palju rohkem kui see, et minu osakonnas on kõik hästi. Et kuidas sul tundub, kuidas kool või ülikool või üldse haridussüsteem sellist, ma ei tea, meeskonna juhtimist või sellist defineerimist õpetab üldse hetkel, sest mulle tundub, et see on nagu selline kaasnev toode hetkel, sest ei ole otseselt meil juhtimist. Isegi ütleks, et ilmselt tihtipeale ta ei kaasne ka, on ju, et siis seda ei õpetata niimoodi otseselt. Asjad on paremaks läinud võrdes selle, kui mina ja arvatavasti sina koolis olid, et ikkagi nüüd on, koolis on ka päris palju sellist grupitööd, on ju, sul on projektid, kus sul peab nagu tekkima see, et keegi natukene juhib ja teeb seda, aga mulle tundub, et väga vähestes koolides nagu õpetatakse, et kuidas seda teha tegelikult ja et see nagu igas asjas, ükskõik lahinguväljal, spordis, teaduses, et sa õpid kõige paremini siis, kui keegi juhib su tähelepanu mingitele aspektidele, eks on ju, ütleb, et näe, vaat siin üldiselt oli see hästi, aga sa oleks saanud seda veel paremini teha. Juht teeks seda paremini ja niimoodi ja see, kui me sellist asja kõiki nagu gümnaasiumis nagu õpilasteni viiksime, siis meil oleks järgmine generatsioon palju nagu nupukamaid. Mul on ka selline mõte, et see järgmine tiigrihüppe võiks olla nagu juhtimises. Et see juhtimise, ütleme see liim, siis mulle tundub, et see on nagu liim, mis on kõikide asjade vahel. Et nagu kuidas ma üldse, ma ei tea, teen debriefi, kuidas ma saan aru, mida paremaks teha. Ma siin ise, ma ei vaidle sulle vastu, aga ma ise nagu ka, kuna ma olen psühholoog ja on ju, mõtlen sellepärast, ma arvan, et see esimene asi on nagu enesejuhtimine. Ja, absoluutselt. Et alles siis sa saad hakata teisi juhtima, sa nagu näiteks saad endast aru ja praegu ongi natuke, see on tõesti paremaks läinud võrdes 20 aastat või 25 aastat tagasi, et nüüd ikkagi paljudes koolides nagu isegi täitsa nagu eraldi nagu pannakse seal rõhku, et seda enesejuhtimist arendada, aga mitte kõikjal. Mulle isegi tundub, et meditsiinis, kus tegelikult on juhtimisel väga suur roll. No igal pool. Ei õpetata väga palju spetsiifiliselt juhtimist, et üks asutus hetkel on, kus seda õpetatakse, see on kaitsevägi sisuliselt, sest et lahinguväljal on teatud, see ei saada sinna mehi ilma juhtimiseta, et ja seda nagu üle kanda mujal, et see ongi nagu huvitav, et seda meil on olemas finantsjuhtimine, mis räägib numbrite juhtimisest, aga selliste inimeste juhtimist, kus ongi tegelikult väga loogiline, et inimesel on kalduvused mitte distsiplineeritud olla, inimesel on kalduvused vastu hakata muutustele, inimesed teha raskeid asju teha, inimestel on kalduvus kuulata oma ego, inimestel on kalduvus süüdistada, need on kõik asjad, mida me teame, mis lahinguväljal õnne ei too. Ja siis tähendab, et meil on vaja meeskond luua just vastupidisesse mindseti ja seda tagasisidestada ja see juhtimine on ülipraktiline, et nagu korvpalli ei saa õppida teoorias on ju. Täpselt, see on ka näide, mida ma raamatust toon, on ju, et seal ongi ja juhtimist samamoodi, ega sa ei saa nagu ka päris täitsa teoorias õppida. Kõigiga on nii. See on nagu, siia vahele võib öelda, et see on nagu eriti tähtis nagu asi, mida meeles pidada nagu tehisaru ajastul, et sa ei saa õppida asju, kui tehisaru sinu eest kõik asjad ära teeb, sest nii korvpallis, juhtimises, kui ükskõik mingis teises asjas, selleks, et sina paremaks läheks, on sul vaja see asi nagu ise läbi teha, oma ajus need mustrid läbi kedrata alles siis sa saad nagu sellest paremaks. Absoluutselt, meil oli see, minul oli samastus selle sinu näitega kohe kaitseväes see, et kõigepealt, kui sa lähed metsa, siis õpetakse kompassi ja kaardiga, enne kui sa GPS-i kätte saad. Nüüd mine GPS-i kätte, sa täiesti lootus ette, kui sul see ära kaob, sa saaks mitte midagi teha. Et see oskus orienteeruda maastikuna tuleb ainult läbi kaardi ja kompassi seal metsas tehes on ja keegi juhendab sind ja lõpuks loomulikult lahinguväljal võtad oma leikad ja kõik süsteemid ja kasutad neid. Aga tegelikult sa pead oskama küll silmaga hinnata, kui kaugel mingi sihtmärk on, sest et äkki sul leika ei tööta, äkki paneb mäda, ütleb 500, sa vaatad 200 on tegelikult ju. Et mis teema on, et ei ole loogiline, et sul tekib selline mõtlemine ja mulle meeldis ka see, et tegelikult kool ju õpetab mõtlema meid lihtsalt. Et see ei ole nagu, see on nagu ta annab meile erinevast tähendamisi ka, aga mõtlemise treening. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakkame jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin
lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille koht see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Ehk järgi muutuge robotiteks. See oleks kõige hullem asi. Ärge laske seda vabadust endalt ära võtta. Seda on lihtne ära võtta. Sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda. Või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vot, see ongi minu sõnum. Edu teile!